Tere päevast ja Must ärikooli järjekordne live on eetrisse minemas. Tänaseks teemaks on meil vestlusrobotid ja külaliseks Isabel-Agnes Lukk, kes tegeleb, võib öelda, et igapäevaselt sellega. Ja mina olen jätkuvalt Erki Tammleht, turundusega tegelenud, ma näen juba Isabeli, tegelenud 15 aastat ja natuke rohkem ja mõnevõrra kursis ka robotitega või vestlusrobotitega. Ja kohe jõuame ka eetrisse. Et esimest korda ma arvan, et üle 15 aasta tagasi... Oi, tervist! Tere! Nii lahe! Me vist ei ole sinuga rääkinudki pildiga kunagi. Vist ei ole, jah. Ühesõnaga, Isabel jõudis ka eetrisse. Ma natukene jõudsin ennast tutvustada, et ma olen turunduses olnud üle 15 aasta ja tegelikult mõnemõrra ka robotitega tegelenud. Alates iseenda lõbustamisest kunagi jutukas, kus vist kõige pikem vestlus oli umbes tunniajane, mida teine osapool pidas maha enne, kui ta sai aru, et ta on robotiga rääkinud. Ta muidugi oli veidi solvunud. Ja ma arvan, et aasta võis olla mingi 2007, kui reklaamagentuuris kliendiks oli Microsoft ja me tegime MSN Messenger, oli sellel ajal väga popp, et siis me tegime nende jõulukaardi interaktiivse, mis nägi välja nagu Messenger ja vastas siuksed lihtsamad küsimused, aga see robotite tehnoloogia oli sellel ajal ka suhteliselt lapsekingades. Ja ekstra rohkem siuke meelelahutus oli, sest keegi ei olnud talle veel päris nagu lõpuni ärilist eesmärki püssitanud ega ka kasutanud, nii nagu täna ta on kasutusel, eks. Aga ja Must ärikool kasutab ka robotit. Aitab ametit valida ja kasutab seda ka natukene äriliselt ära, kogub sealt kontakte ja hakkab inimestega peale seda suhtlema, jagades neile mõistlikku nõu ja kõike muud sellist. Aga räägi natukene võib-olla iseendast ka, et mina sind pisut tean, aga võib-olla kõik meie vaatajad nii väga mitte. Mina olen siis Isabel. Mina olen tänaseks päevaks siis tegelenud turundusega läbi erinevate vaatepunktide. Kohe nüüd saab 4 aastat. Ei ole kahjuks 15, aga on 4. 15 ka kindlasti kunagi. Ma olen töötanud väga erinevates ettevõtetes, valdkonna suuruse poolest. Ma olen olnud ettevõttes, kus juhtkonnas on 4 inimest, kaasa arvatud mina siis, kes kõike jooksutavad. Ja samas ma olen olnud ka ettevõttes, kus on siis 15 000 inimest üle maailma. Ehk siis minu taust on kirju, ka valdkondade poolest olen olnud sushi restoranis ja olen olnud hotellinduses. Et seda kogemust on. Tänaseks päevaks mul on siis enda väike disainistuudio, kust alt ma siis spetsialiseerun brändingule, veebidisainile ja digiturundusele. Et pakun siis teenust kõikidele erinevatele ettevõtetele. Väga lahe. Tänane teema on meil vestlusrobotid. Ja eks me kõik oleme nendega kokku puutunud paremal või kehvemal määral või et mõni on selline, mida on päris hea kasutada ja mõni on selline, et tegelikult hääletad sõrmega päris kiirelt ja paned kinni kogu selle vestluse või kogu selle poe või kus iganes sulle, eks ole, lähenetakse. Et on puised. Aga võib-olla alustuseks räägid üldse, et mis võimalusi vestlusrobotid pakuvad ja kas on äkki mingid ameteid, keda need vestlusrobotid asendavad, et kas keegi peaks mures olema oma töökoha pärast? No tihtipeale ju see levinud üldarvamus on, et vestlusrobotid asendavad klienditeenindajaid, et automatiseerivad kogu seda protsessi. Aga tegelikult kõik need võimalused, mis seal taga veel peituvad, on see, et vestlusrobot on näiteks 24/7 kättesaadav. Inimesed, me ju ei jaksa, vaevu jaksame siin 8 tundi päevast tööd teha, eks ole, et vahepeal peame magama muid asju ka tegema, aga selle eest vestlusrobot on 24/7 kättesaadav. Vahet pole, kus sa asud või millal sa kirjutad, ta vastab sulle koheselt. Ja teine on laienemisvõimalus. Ehk siis nüüd võtadki need samad klienditeenindajad, kes sul juba olemas on, paned nende asemele vestlusroboti, siis nemad saavad juba mingi muu asjaga tegeleda. Ehk siis kasutada ära seda võimalust, et sul kuigi juba inimesed on olemas, siis pane nad lihtsalt võib-olla mingid muid asju tegema, mis aitavad su ettevõttel kasvada. Siis muidugi meil on lisamüük, mida vestlusrobotid teha saavad. Alates sellest, et nad siis pakuvad kliendile mingisuguseid pakkumisi, võimalusi, teevad kogu selle protsessi hästi personaalseks. Ja lisaks siis ka võib-olla natuke teistsugune variant, aga efektiivsem onboarding. Et mis ma siin all mõtlen on see, et hästi tihti tarkvaraettevõtted, kes on siis software as a service,
Oletame, et mingi klient liitub nende demoprogrammiga või võib-olla ostab juba paketi, siis tihtipeale on niimoodi, et sa logid sinna tarkvarasse sisse ja siis sul tuleb siuke õpetus ekraani peale, eks ole. Ja siis tulevad need tulbakused, kus sa pead seal next või järgmine nii-öelda vajutama. Aga sellisel juhul, kuidas seda hästi targalt või vahvalt nagu kujundada, on see, et sa ühendad sellega vestlusroboti, ehk siis vestlusrobot viib sind läbi selle kogu demoprotsessi ja siis tekibki siuke nagu psühholoogiliselt ka see tunne, et see on juba natuke nagu personaalsem. Et tegelikult selliseid hästi palju võimalusi on, aga üldiselt vestlusrobotid ikkagi aitavad nii-öelda automatiseerida igasuguseid protsesse. Põhimõtteliselt tegelane, kes ei maga ja kes on valmis vastama riigipühadel ja hommikul kell 4 vajadusel ja kõikidele küsimustele, millele ta oskab vastata, eks. Aga võib-olla oskad öelda, et mida üldse silmas pidada, kui hakata seadustama vestlusrobotit, et mingi lihtsam juhis või siuke võib-olla mingid enamlevinud vead või head tavad, et kuidas ja kus kasutada robotit. Et ma ei usu, et kõik meie kuulajad neid ise seadistanud on. Aitame natuke nii-öelda ämbreid vältida. No kuna meie nii-öelda aastate jooksul turundusmaastik on siin märkimisväärselt muutunud, see tähendab seda, et tänapäeval kogu see maastik on väga nii-öelda konkurentsitihe ja see tähendab seda, et nii-öelda ellu jääda ja üldse ettevõtet kasvatada, sa pead vastama tarbija ootustele. Ehk siis see tähendab seda, et digiturundus tuleb nagu isikupärastada, turunduse nii-öelda kõik see info, mis sa kogud oma klientidelt, see peab jõudma automaatselt kuskile süsteemidesse ja üleüldse kogu nii-öelda kliendi ostukogemus peab olema hästi kiire. Sest et oletame, et klient tahab endale susse osta kuskilt veebipoest ja ta näeb, et seal on 5-sammuline ostuprotsess, siis ta suure tõenäosusega ei viitsi seda teha ja nii-öelda klikkab kinni. Ehk siis kogu protsess peab olema hästi kiire ja hästi lihtne. Ja selleks, et sinu vestlusrobot siis nii-öelda oleks harmoonias sellega ja teeks nii, et kõik need protsessid omavahel ka oleks tasakaalustatud, siis üks esimene asi, mida võiks nii-öelda vaadata või silmas pidada, oleks see, et see vestlusroboti platvorm, mida sa kasutad, pakub sulle võimalust integreerida seda vestlusrobotit mitmetele erinevatesse kanalitesse. Ehk siis Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, mis iganes sul vaja on. Et see integratsiooni võimalus oleks olemas. Siis teiseks, et see vestlusrobot võimaldaks koguda sinu ettevõttele vajalikku infot kliendi kohta, olgu siis selleks, et kas klient liitub sinu uudiskirjaga, ehk siis sa kogud ta meiliaadressi või telefoninumbri ja see automaatselt salvestub sinu nii-öelda CRM-süsteemi. Ja siis kindlasti kõige nii-öelda kolmas nii-öelda top 3 tipp, et see vestlusrobot oleks turvaline, sest et iga ettevõtte peamine prioriteet võiks minu arust olla kliendi turvalisus. Ehk siis kindlasti veenduda selles, et see vestlusrobot oleks turvaline ja et need andmed ei liiguks kuskile edasi. No see on tüüpiline, eks, et kui kuskilt andmed lendu lähevad, siis sellest tuleb niisugune üle keskmise kära ja kisa ja ettevõte on üsna hädas sellega. Ja kindlasti ka oma klientidega, sest tõenäoliselt on postkast umbes peale seda tuhandetest kirjadest, et kas minu andmed ka ja mis te nüüd teete edasi, eks. Aga võib-olla natuke ajalukku, et miks üldse hakati kasutama vestlusroboteid, et mis ajast see pärineb või kuidas see nagu arenenud on, mis sellest nagu elus on paremaks läinud ja vaata, sa oled nagu maininud ka mitmeid kanaleid juba, aga võib-olla selline selge pilt ka, et kus kanalites neid üldse kasutatakse? No tegelikult nii-öelda kõigi aegade esimene vestlusrobot võeti siis kasutusele juba enne nii-öelda personaalarvutite turule toomist. See oli siis konkreetselt 1966 ja selle vestlusroboti nimi oli Eliza. Ja mida see Eliza siis tegi? Tema uuris siis temale sisestatud märksõnu ja käivitas siis vastavad teod vastavalt määratud reeglitele. Ehk siis seda sama väljundit tegelikult kasutavad ka väga paljud vestlusrobotid tänapäeval. Ehk siis see oli see nii-öelda alguspunkt, kus seda katsetama hakati. Aga see punkt, kus see nii-öelda plahvatus toimus, kus kõik ettevõtted seda kasutama hakkasid, oli umbes 2015. Sest see oli siis, kui Telegram avas oma rakenduse kasutajatele sellise võimaluse, et nad saavad sealt kaudu neid roboteid luua. Ja kohe peatselt seda tuli ka siis välja Facebook koos oma Messengeri chatbotiga ja eks ta niimoodi sealt siis nii-öelda läks. Ja e-poodides ilmselt on ka paljud tavanud ennast automaatse assistendi pealt, et mis siis sõltuvalt sellest, kuidas see on häälestatud, on kas selline meeldiv teekaaslane, kes natukene uurib su käest ja siis oskab sulle ehk midagi saavutada või lõpeb see vestlus üsna kiirelt sellega, et sa ütled, et kas palun inimteenindajat või paned nurgast kinni, eks. Aga ma mõtlen niipidi, et ega ükski asi ei ole ju universaalne ja ei sobi kõikideks olukordadeks, eks, et kas on näiteks mingisuguseid olukordi, kus ei ole mõistlik üldse kasutada vestlusrobotit, et
noh, kus on näha, et ta jookseb ummikusse üsna kiirelt, et peale paari vastust inimesed kas panevad ta klõpsti kinni või paluvad siis, et ma tahaks nüüd ikkagi vanakooli nagu klienditeenindajat. No näiteks minu enda stuudio põhjal. Meie konkreetselt ei kasuta vestlusroboteid, sest meil lihtsalt ei ole seda vajadust. Kuna kogu meie stuudio on üles ehitatud persooni brändile, siis vestlusrobot lihtsalt ei sobi meie strateegiaga, sest et mina olen see, kes kõikide klientidega suhtleb, kes kogu seda onboarding protsessi läbi viib, siis lihtsalt meil ei ole mitte midagi teha selle vestlusrobotiga. Ja siit kohast ka see, et kui sa hakkad vestlusrobotit endale seadistama, siis sul peab olema väga konkreetne eesmärk, miks sa seda teed. Sest et kui sa lihtsalt arvad, et okei, et ta on vahva ja põnev ja äge ja erinevad funktsioonid, mida ta pakub, kuid tegelikult sul ei ole mitte mingit eesmärki, miks sa ta sinna veebilehele paned, siis selle lihtsalt ei ole mõtet, et siis ei ole selle tabab tarbija ka päris ruttu ära, et robotil eesmärki ei ole. Just. Ja siis lisaks ka mingisugused võib-olla emotsionaalsed olukorrad. Näiteks kui klient soovib saada rahatagastust või ta ei ole rahul mingi asjaga, et siis oleks ikkagi mõistlik, et kui see kiri, mis ettevõtte meilile tuleb, et see jõuaks ikkagi päris inimeseni, mitte et vestlusrobot võtab selle üle ja siis saadab sinna mingi automaatvastus, et see tihtipeale see teeb kliendi olukorra hullemaks. Ja lisaks, nagu me enne ka mainisime, kogu see turvalisuse teema, et näiteks kui sinu ettevõte käsitleb siis mingeid väga delikaatseid isikuandmeid, siis pigem need andmed käiksid ikkagi läbi teise inimese, sest et jällegi kunagi ei tea, kuhu need andmed võivad jõuda, kui sa ei ole oma vestlusroboti turvalisuses veendunud. Ja kõige viimane, kõige lihtsam, kui ei ole nõudlust. Sinu stuudio näitel on ka see, et võib-olla nende küsimuste arv ei ole nii kõrge, et need ei jõuaks, eks ole, inimesena ära hallata ja panna robot tegema seda tööd, mida sa ise kenasti jõuad teha, pole ka pointi. Et ega selle roboti välja ehitamiseks või arendamiseks läheb ka teatud arv töötunde ja kui seda ise ei tee, siis tõenäoliselt ka, eks ole, mingisugune hulk vahendeid. Aga kui me juba vahenditeni jõudsime, siis ega tasuta lõunaid ei ole ju olemas, eks. Ja kui kellegi kolmanda osapoole käest seda roboti ehitusteenusena osta, et oskad sa mingisugust või saad sa näiteks mingisugust rahalist suurusjärku öelda, et see jääb umbes vahemikku, et ala lihtsamad algavad sealt ja et kui sa tahad juba midagi vähe fancymat, et kes on võib-olla seal analüüsib natukene temale saadud sisendit ja vastavalt sellele hakkab vastuseid kohandama ja kõike muud, et kuni selleni välja, et mis see rahaline maht võiks olla? No eks kulud on ikka, aga jällegi need sõltuvad peamiselt sellest, et kas sa oledki siis läbi mõne arendaja endale selle vestlusroboti sisse ostnud või sa kasutad mingit platvormi, kus on siis igakuine tasu või iga-aastane tasu. Et tihtipeale, et kui sa kasutad siis läbi arendaja, siis on kas mingid igakuised halduskulud, kui tegu on väga mingi keerulise ülesehitusega. Ja need summad esialgsest arendamisest kuni siis lõpuprotsessini välja võivad ulatuda kuni 4-5 kohalisteks summadeks. Et see võib juhtuda, et see läheb päris kalliks, ehk siis sellises olukorras sa peadki kaaluma, et kas sul on seda päriselt vaja, mis eesmärki see robot täidab ja kui sul on mitmeid eri lahendusi, siis siinkohal võibki seda mõjutada see, et kui palju su ettevõtte käive on, et okei, et see vestlusroboti arendamine on kallis, aga võib-olla su käive kasvab sellepärast niivõrd, et see tasub ära. Et siin on hästi keeruline konkreetset vastust öelda, et see oleneb väga. See on alati, eks ole, natukene ettevõtte poolset majandusanalüüsi taga, et selles mõttes see on juba hea suurusjärk, eks, et 4-5 kohalised on arendajatega. Palju võiks olla, ütleme siuke, et kui sa ka Mostari-kool õpetab kaasa arvatud, sa ise oled ju meie lektor, eks. ja räägid nendest robotitest, et Mostis on võimalik õppida ka nende robotite häälestamist, aga palju selline, ütleme, et kui sa oled ta ise teinud, et palju tema siis igakuine või iga-aastane selline ülalpidamiskulu on? No meie siin ärikoolis kasutame niisugust platvormi nagu ManyChat. ManyChati Pro teenustasu on siis $10, kui ma ei eksi. Ja aasta peale kokku, mis ta tuleb siis 120, eks ole. Et sellisel puhul ta on üsnagi lihtne ja selles mõttes kuluefektiivne, aga jällegist, kuna ManyChat on üsnagi siuke algeline programm, see ei võimalda sul teha otseselt väga keerulisi lahendusi. Ikka sa saad üles ehitada müügiprotsesse, kuid jällegist, kui su ettevõttel on mingid konkreetsed erilahendused, et võib-olla ta peab integreerima su veebilehel kuidagi teatud moodi, siis jällegist sa pead ise kaaluma, et mis sul täpselt vaja on ja kas sa soovidki siis läbi arendaja või et sa teed selle täitsa ise. Et muidugi, kui ise teha, siis ta on üsnagi kuluefektiivne.
üsna kuluefektiivne jah, et $120 on niisugune 100 ja mõni euro peale aastas, et see kulu just liiga kõrge ei ole võrreldes kõikide muude ettevõtte kuludega. Aga kas sa, peale sellise majandusliku külje, kas on veel mingit aspekti, et mille alusel nagu otsustada, et millal on mõistlik ise häälestada robot ja millal palgata siis väline abi? No tihtipeale näiteks tarkvaraettevõtted ehk siis software as a service, kas siis startupid või niisugused suuremad ettevõtted, mis hästi kiiresti kasvavad. Tihtipeale neil on vaja sellist välist abi, sest et kuna need tarkvarad, mida nad kasutavad, on üsnagi keeruliselt üles ehitatud, siis selleks, et need omavahel nii-öelda ka töötaksid, siis on vaja nii-öelda välist abi, et võib-olla sellega nii-öelda ise hakkama ei saa. Et pigem kaldub sinna tehnoloogia valdkonna, kus seal on nii-öelda rohkem abi vaja. See kõlab vist loogiliselt ka sellepärast, et eks need robotid on võib-olla integreeritavad teatud lihtsusastme poolest nagu lihtsamini, eks, olemasolevasse tarkvarasse, aga kui me räägime startupidest ja tehnoloogiaettevõtetest, kes pidevalt tegelevad uue tarkvaraga, siis seal ju integratsioonid puuduvad, et mida niimoodi nii-öelda, et annan raha ja võtan mõnusalt hopsti riiulit, panen oma roboti otsa ja voilaa töötabki, eks. Aga kui ma küsiks su käest sellise vaata, üsna popp on niimoodi, et anna nagu mingid 3 nõuannet, et kui ma küsiks nagu sinu käest, et mis need 3 nõuannet võiks olla, mida ettevõtja või töötaja peaks silmas pidama, et nagu toimivat robotit teha, et millal seda teha või kas teha või selles mõttes täitsa vaba, et anna mingid 3 punkti, et pidepunktid, millest kinni hoida, et hea asi oleks, mis pakub head kliendikogemust ja toob ettevõttele ka käivet. No esimene, nagu tegelikult me siin oleme juba läbi käinud sellest mitu korda, ma olen seda maininud, tee kindlasti selgeks oma ettevõtte ja vestlusroboti ühendamise eesmärk. Jällegi, kui sul seda ei ole, siis ei ole mõtet seda teha. Ja lisaks ka see, et igast erinevate funktsioonidega oma vestlusroboti ülekoormamine ei ole eriti mõistlik. Tavaliselt siuke keskmine on, et siuke 5-10 erinevat nii-öelda ülesannet on see, millega vestlusrobot hakkama saab, et rohkem ei tasu talle nii-öelda külge panna. Siis kindlasti teiseks, et ehitama vestlusrobot üles nii, et ta läheks su brändiga nii-öelda kokku, et oleks su brändiga kohane. Ehk siis võib-olla jäta natuke mänguruumi sinna, et kogu see kommunikatsioon või kogu see kõnekeel, mida see vestlusrobot kasutab, on hästi su brändile kohane. Näiteks siin puhul, Eesti puhul on meil selline nii-öelda tänavastiilipood nagu Balsi, mis müüb siis erinevaid nii-öelda jalanõusid kuni igast riideid asju. Siis nad tegid üks hetk sellise põneva kampaania. See oli nüüd vist eelmise aasta jaanuaris, et kui sa kirjutad meil kommentaaris teatud sõna, siis osaled meie loosis. Ja kui sa seda tegid, siis tegelikult võttis su ka vestlusrobot ühendust, aga see viis, kuidas ta nii-öelda minuga rääkis, oli minu arust nii nagu vapustav heas mõttes, et ta kirjutas mulle väga nii-öelda tänavastiili keeles, et jõu Isabel, ja siis pani sinna mingit teatud teksti. Et jällegist, sa ju ei arvaks, et võib-olla vestlusrobot nii kirjutaks, aga kuna nad on selle nii hästi üles ehitanud ja see nende puhul töötab, siis kindlasti, kui sul on see võimalus teha see enda brändi kohaseks, siis tee seda. Ja viimaseks tasub optimeerida oma vestlusrobotit regulaarselt, et päris nii ei saa, et sa korra paned ta ülesse ja siis jätad ta igaveseks sinna üksinda, et uued trendid ja igast funktsioonid tulevad kogu aeg peale ja kui sa oskad neid targalt ja mõistlikult ära kasutada, siis tee seda, sest et igavad vestlusrobotid ei meeldi kellelegi. Et sellega juhtub jälle see klassikaline asi, mis e-kaubanduses, et hääletatakse näpuga ja see käib hästi ruttu, klõpsi kinni. Aga väga lahe, et ma korra küsin su käest ka nii-öelda out of the blue küsimuse, et kas vestlusrobotit saab nii-öelda multi-channel või omni-channel lahendusena ka käima panna, et ta võtab näiteks vestluse Facebookist ja tunneb su ära, kui sa lähed näiteks kodulehele või e-poodi ostlema. Et ta sind kui klienti tunneb, et ta nagu küsiks identifitseerimist ja saab aru, et ta mäletab, et ta teab tegelikult ajalugu, mida sa varem oled teinud. Tegelikult saab küll, aga jällegist klient peab ikkagi selleks nii-öelda loa andma, et sa tohid ta andmeid salvestada, aga kui need on sul süsteemi salvestatud ja ta nii-öelda tuleb uuesti või tuleb mitu korda, siis tegelikult see on täiesti võimalik integreerida see süsteem nii, et ta tunneb ta ära. Ja teiseks ka see, mida tegelikult Facebook iseenda sees nii-öelda ilma väliste üldse vestlusrobotite võimaldab, on see, et vestlusrobot pöördub kliendi poole näiteks tema eesnimega. Et jällegi, see on ka niisugune nagu väike psühholoogiline nagu nõks, mis teeb selle asja natuke personaalsemaks. Tegelikult see võtmesõna tundubki nagu natukene personaalsus olevat
või see, et see robot oleks võimalikult inimlähedane kogemus, et oleks selline kogemus, mis võiks olla võib-olla nagu iseloomustada VIP-service'it või midagi sellist, eks. Et sind tuntakse ära, sinu ajalugu mäletatakse, teatakse, et eelmine kord sa ostsid näiteks selliseid asju, et noh, kui ma ikkagi käisin, ma ei tea, koerapesa ostmas, siis tõenäoliselt võib-olla krõbuskid ja närimismängu asjad on okei, aga mähkmete pakkumine võib-olla ei ole nagu päris kohane, et selle peale ma võin nagu mõelda, et midagi läks nüüd valesti, on ju. Et personaliseeritus on võib-olla ka niisugune võtmesõna või noh, kellel vähegi on seda võimalik, eks ole, et tõenäoliselt selline lahendus lisaks sellele, et ta peab küsima kliendi käest luba, on ka natukene võib-olla kulukam ehitada. Kindlasti tegelikult huvitavat valdkonda, kes Eestis see tegelikult ei ole väga levinud praktika, aga näiteks peale e-commerce'i, mis on kõige levinum, siis on näiteks turism, kinnisvara ja meditsiin. Tavaliselt reisifirmad töötavad meil kohaliku aja järgi ja kui sa räägid ju oma klientidega 1/3 oma päevast, siis kaob 2/3 täiesti ära, sest et reisifirmade sihtgrupp on ju üle terve maailma erinevates ajatsoonides. Et näiteks nemad saavad ka integreerida endale vestlusroboteid sellises mõttes, et nad jällegist vastavad koheselt ja nad on 24/7 saadaval ükskõik, kus sa asud. Siis kinnisvara puhul nii-öelda kaduma läinud käive, keskmine summa on palju suurem, näiteks kui on e-commerce'il, et jällegist, kui sa seal nii-öelda kliente kaotad, siis jällegist selle asemele panna siis vestlusrobot, kes siis aitab klientidega suhelda, vastata nende küsimustele mingi ettevõtte või kinnisvara kohta ja lisaks, mis on natuke kulukam nii-öelda programmeerimine, aga panna selline variant, et nad saavad nii-öelda kohe vestlusroboti kaugu planeerida endale külastusi näiteks teatud majja või korterit vaatama. Ja meditsiini puhul siis näiteks see, et vestlusrobotid aitavad siis patsiendi vastuvõtmisega, tühistada, aktsepteerida broneeringuid, kinnitada konsultatsioonitaot, mis iganes. Et nii-öelda mujal maailmas need on üsnagi levinud ja väga nii-öelda põnevalt ära kasutatud, aga Eestis me väga nagu ei näe sellist varianti. Et näiteks väga konkreetne näide, aga näiteks kui ma lähen Apotheka kodulehele, siis neil on sarnaselt Tele2-ga selline süsteem, et kui sa vajutad sinna vestlusakna peale, siis sa saad suhelda nii-öelda päris inimesega, aga mina näen selles nii-öelda potentsiaali, et sellist varianti saaks nii-öelda ka seal integreerida, et vestlusrobot ise automaatselt vastab mingisugustele küsimustele või soovitab tooteid. Et nii-öelda Eesti maastikul minu arust siin on väga palju nii-öelda potentsiaali ja mida varem sa sellele nii-öelda jala ukse taha saad, siis soovitan seda kindlasti teha. Mis võib, kuidas ma ütlen, et mujal maailmas kasutatakse päris palju ja ka e-kaubamajades kasutatakse just nimelt sellise personaliseeritud kliendi kogemuse jaoks, et kus kaup on natukene võib-olla keskmiselt elitaarsem või luksuslikum ja hinnad ka kõrgemad. Et robot on võtnud üle e-kaubamajas personaalse ostuassistendi rolli, kes tunneb su ära ja vestleb sinuga ja ta teab su ajalugu ja ta oskab selle põhjal nagu soovitusi anda. Loomulikult on seal taga tuhanded tunnid inimtööjõudu, et need soovitused kokku panna, aga see üldmulje on nagu väga nauditav või selline kogemus, mida tegelikult võib-olla Eestis näiteks ka tavapoes ei saa, sellepärast et sa oled ikkagi üks anonüümne. Et kui sa seal tõesti iga nädal ei käi, eks ole, oma rahakotti tuulutamas, siis sind tuntakse juba nägupidi, on ju. Aga mis see põhjus võib olla, et miks piiri taga on levinum ja Eestis vähe levinum robotite kasutamine? Statistika järgi ka tegelikult, et Forbes tuli nüüd siin 2 aastat tagasi välja sellise uuringuga, et vestlusrobotid suurendavad või nii-öelda on võimalus suurendada su ettevõtte käivet 67%, aga 87% kasutajatest eelistavad inimsuhtlust. Ehk siis mina ise nagu võib-olla arvan, et võib-olla meil Eestis siin on rohkem keskendutud kogu sellele nagu personaalsusele läbi nii-öelda inimsuhtluse. Ehk siis kindlasti see faktor ja kindlasti ka see, et see on väga kallis. Et võib-olla Eestis meil on väga palju ettevõtteid, siis võib-olla kõigil lihtsalt ei ole neid ressursse, et nii palju investeerida raha. Ja võib-olla neil ei ole üldse vajagi seda lahendust. Ehk siis kindlasti sellised erinevad faktorid mängivad rolli. Väga lahe. Kuidas ma ütlen, et inimest, vaata korduvalt ja korduvalt tuleb välja see, et inimest nagu eelistatakse seda, et see robotiga suhtlus oleks võimalikult inimlik, et tegelikult ei taha sellist masinlikku suhtlust, eks. Ja samal ajal Instas on ju 3D konto, kus tütarlaps toimetab just oma igapäevaseid asju, aga teda ei ole tegelikult olemas ja seal on miljoneid jälgijaid. Et ma nagu põnevusega ootan, millal see kõik rahaks keeratakse ehk millal sellest saab arvamusliider, kes hakkab kaupa pakkuma. Ja.
ma ei tea, kas see on võib-olla suhtlusrobotite järgmine tase, et tal on ka nägu olemas ja tal on mingi hääl ja intonatsioon ja miimika olemas, et sa suhtledki nagu videokõne tasandil või see on veel too much unistada? Tegelikult, kui sa vaatad sellesama loodud neiu kasutajad, siis kogu tema kõik Instagrami captionid ja kõik on kuidagi nii nagu inimlikud või kuidagi tundub niisugune iseloom taga. Ehk siis meie, kes me teame, et ta ei ole päris, siis meile hakkab võib-olla natuke kõhe või imelik isegi nagu sees. Tal on ju oma mingid sõbrad ja sõbrannad, kellega ta koos ringi hängib, et see kõik näeb nii reaalne välja, et kui sa ei tea, et ta on arvutilooming, siis väga raske on sellest aru saada, sest kogu see tekst ja pilt on ma ütleks, et siuke väga hästi tehtud noore inimese konto, nagu super hästi tehtud. Et see, et seal taga mingi meeskond arvutitega krõbistab, et seda ei paista kuskilt otsast välja. Ja tegelikult kogu see tehisintellekti ehk siis artificial intelligence areng kindlasti suureneb meil siin lähiste aastate jooksul, et alates sellest, et see deepfake tehnoloogia, kus sa siis saad kellegi teise näoga asendada ja teha videosid ja asju, et ma arvan, et need on täiesti alles trendi tõusul, ehk siis need asjad veel tulevad alles peale, kuigi need praegu on ka populaarsed, siis ma arvan, et tulevikus see kindlasti kogu see sisu veel suureneb. Deepfake on minu meelest pool TikToki, kus on võõraste nägudega lastakse tantsuringi. Põhimõtteliselt. Aga väga lahe. Kas on midagi sellist, mida ma ei ole võib-olla, kuidas ma ütlen, sa oled nagu rohkem teemas sees, eks ole, et mida ma ei ole võib-olla taibanud küsida või millest rääkida, aga mida sa tunned, et kuskil nagu pakitseb, et tahaks rääkida? No minu põhiline sõnum üldse vestlusrobotitega kõikidele ettevõtetele on see, et sa pead ikkagi konkreetselt läbi mõtlema, kas sul on seda vaja, sest minu enda puhul kuigi ma õpetan seda teemat ja ma tean sellest palju, siis tegelikult ma ise absoluutselt ei kasuta enda ettevõttes seda, sest mul lihtsalt ei ole seda vaja. Ehk siis kogu see kasutamisvõimalus ja need funktsioonid, mida see pakub, on jah, muidugi väga ägedad, aga nagu ütlesin, sa pead ikkagi nagu päriselt läbi mõtlema, kas su ettevõttel on vaja seda. Ehk siis ma tahaks sellele hästi palju rõhku panna, et niisama tormata ja joosta ei tasu ja ikkagi võiks teha endale konkreetse strateegia vestlusrobotitega. Väga lahe. Aga mina siit poolt hea meelega hakkas kokku võtma, kui sul ka midagi ei ole, et kordaks üle veel, et Most ärikoolis oled sa lektor, räägid robotitest, õpetad neid kasutama. Mina küll sinu tunnis ei ole olnud, aga ma tean, et Most ärikoolis iga niisugune teoreetiline loeng lõpeb praktilise ülesandega, et see tähendab, et õpilased ju päriselt peavadki mingi roboti seadistama kuskil, eks. Ja et selle saab nagu tõeliselt selgeks, et kes tunneb, et robot oleks nagu see teema, eks ole, mida tema äris oleks vaja või mida oleks oma töös hea või oma tööandjale hea presenteerida, et kuule, et paneme siia roboti, et see nagu tõstaks efektiivsust. Et nagu sa ütlesid, et pea 70%, eks. Ja et kui see on hästi ka tehtud, et siis jumala eest, vaadake meie kursuste kava ja tulge õppige asi selgeks. Et nii lihtne ongi, et võib-olla me jõuame siis, kuidas see oli, et 2015 hakati laialdaselt kasutama, et võib-olla me jõuame siis ka natukene Eestiga järgi jälle muule maailmale, et me oleme ikkagi tehnoloogiariik, et me võiksime olla esirinnas. Muidugi. Jah, ma õpetan vestlusrobotite kohta, samuti ma tegelen ka hästi palju automaatturunduse, automaatlehtrite ja e-maili turundusega ning lisaks ma jagan ka enda veebilehel ja sotsiaalmeediakontol hästi kasulikku informatsiooni, et kindlasti võite jälgida. Absoluutselt, muidugi jälgige, aga mina ütlen aitäh kõigile meie vaatajatele ja kuulajatele. Aitäh sulle. Mina sain natukene jälle targemaks täna ja olen väga õnnelik selle üle. Ja kui nüüd on kõik, siis ma paneks kinni. Ja, aitäh kuulamast. Targemaks.